tervist siis kõikidele, minu nimi on Freimer Gamer ja täna me mängime jälle Grand Theft Auto 3 ühesõnaga ja siis kasutame selleks minu vana head internetist alla tiritud save game'i ja mõttes oli siis täna näidata teile seda salajast tunnelit, kus käib vilgas narkoäri ja see on üsna salajane, võib-olla osad ei teagi teist seda, aga ühesõnaga täna lähme viskame selle pilgu siis sinna peale. Ja see tunnel peaks asuma esimesel lahtileval saarel kohe ja praegu ma olen siin hetkel teisel saarel. Liikmasin autoga läbi liikluse kohe esimesele saarele ja siis seal peakski see tunnel asuma. Et eelmine kord ma tegin siis, ehk siis eile tegin endale, või no mitte endale, vaid teile tegin Vice City'st tegin gameplay, kus ma siis tegin endale uue intro ennem seda gameplay'd ja ütleme, et uus intro on ikka nagu palju ägedam. Et lihtsalt on hea siuke 3D, kus siis on erinevad efektid kasutusel minu nimega. G-tähe koht rullib ennast kokku niimoodi ja see video tuleb ka sellise info. Praegu ma siis lähen sinna tunneli poole, see võiks kuskil siin lähedal asuma. Ja siis pärast tuleme sellele tänavale tagasi ja ma näitan teile ühte maffiabossi maja. Ja tunnel asub kuskil siin. Siin saab 8-ballsi panna, see on see, kui saad sõpra või seda vaenlast ära tappa, võtad oma auto, sõidad sinna ja siis sulle pannakse pomm peale. Ja siis, kui sõber autos istub, siis ta nende võhku. Ja see on siis see tunnel, millest ma rääkisin. Nagu te näete, siin käib siis vilgas varitsemine ja siis ma näen killin ühe sümbinesse maha, vaata, mis nad teevad. Nad jooksevad ära. Ja neil, nagu näha, on Molotovi kokteili. Veel Molotovi. Näe, see on siis selline asi, kes veel ei tea. Paneb asju põlema. Saame siis autosse tagasi ja sõidame edasi teise koha poole, kus saab üsna hea auto endale. See on siis üks maffiabossi maja. Maffiabossis oli vist see ala, ma täpselt ei tea, pärast pole kursis eriti nüüd enam selliste tegemistega. Ja pole nagu väga ammu mängitud seda mängu. Põhjalikult ma mõtlen. Eile olen toonud siin küll nagu väikseid süksed gameplaysid, aga põhjalikult, nagu väga põhjalikult ma seda mänginud ei ole. Eriti põhjalikult mängisin ma seda siis, kui see oli Androidi peal. Mängisin oma veel arvutis seda. Ja siis see tundus ju ulme mänguna täiesti. See peaks kuskil siin asuma. Näete, siit saab väga hea auto. Siis siuke koht. Need on siuksed sentinelid. Ja see on maffia sentinel. See ei ole tavaline sentinel. Ja sellega lähen siis lennujaamale kihutama. Lähen siin praegu praegu ära. Ja siis sellel ajal räägin, kus ma selle nagu, mis ma alguses arvasin GTA-st. Alguses ma arvasin, et see GTA on üks väga halb mäng, kuni ma sattusin ühes oma sõbra juurde. Ja esimene GTA mäng, mida ma mängisin, on GTA San Andreas. See tundus väga hea mänguna. Ja siis sealt hakkaski süvenema minu huvi GTA-de vastu.
kõik milline see GTA siis juba ei olnud. Minul hakkas see siis meeldima ja siis aastaid hiljem kingiti mulle jõuludeks tahvel, kus siis tõmbasin kohe esimese asjana mingi GTA sinna peale. Kuna ma GTA Sunist veel tol ajal midagi nagu ei teadnud, et see Androidil on, tõmbasin GTA siis alguses tõmbasin GTA Vice City ja siis tõmbasin GTA 3. Ühesõnaga ja ütleme, et mulle pettuks ei valmistanud. Kõik oli nii hea kui räägiti. Ja mulle hakkas see mäng ikkagi väga meeldima. Ja et praegu tuleb siit kirjata. Nii, nüüd ma jõudsin siis 3. saare peale, mille te saate mängus kõigi viimasena lahti. Ja siin asub siis Francis International Airport, mis on üks mu lemmikpaikasid mängus, sellepärast et see on tegelikult üsna suur lennuväli GTA kohta. On palju väiksemad lennuväljasid. Ja see on selle linna ainuke lennuväli. Oi issand. Juba suitseb, ai see on ühesõnaga. See mäng on, tol ajal oli ulme, kui see välja tuli. Midagi sellist ei oleks osanud kunagi oodata. See mäng on täpselt sama vana kui mina. Või no muidugi mitte täpselt, ma olen natuke vanem. Aga ta on samal aastal tehtud, kui mina sündisin, ehk siis 2002. aastal, aga siis ei olnud seda veel arvutil. Mäng tuli siis arvutile 2003. aasta väga esimestel päevadel. Sellepärast, et nad ütlesid 2003. aastal lasti ka ju ja Vice City välja, mis on natukene noorem mäng kui see. Ja ta teebki niimoodi, et või noh, üldse mängude tootjad teevadki niimoodi, et nad lasevad kõigepealt halvema versiooni, ehk siis lasevad konsoolidele mõeldud versiooni, lasevad kõige ennem välja. See on nüüd natukene halvem versioon, sellepärast et konsoolidel lihtsalt ei ole paremat graafikat ja seal on low settingud, ühesõnaga. Seal on siis 30 FPS, aga arvutil on medium või kõrged sätted või isegi ultra ja on 60 FPS. Et arvutile tuleb alati mäng hiljem välja. Nüüd on ka siukseid mänge, mida PlayStationil ei ole, aga arvutil on. Aga midagi see meeles, et arvutiga saab kõik millised mänge mängida. Kui mõni sõber toob teile näiteks, et PS-iga saab palju rohkem mänge mängida, nagu neid PS-i mänge, mida arvutile välja lastud ei ole, siis see on vale. Te saate tõmmata internetisimulaatri, millega siis saategi mängida ükskõik millise PS-i mängu. Ja ükskõik üldse millise nagu konsoolid mitte võtta endale PSP näiteks või PS Vita ja mängida ka sellise mängukonsooli mänge arvutis. Muidugi te saate arvutile teha ka gameingut, tähendab seda, et te mängite divani peal või voodi peal kuskil. Võtte puldi, ühendate arvutiga, tõmbate driverit, avate Steamist Big Picture moodi ja ongi nagu valmis. Nautida parimaid mänge otse diivanilt ja suure FPS-iga. Muidugi ütleb siis nii palju, et arvuti tuleb enam nagu telekaga ühendada, sest see väikse monitori pealt nagu midagi näha ei ole. Ja kui see on tehtud, siis on väga hästi. Ise pole mitte kunagi couch gamingut teha saanud, aga olen kuulnud sellest ja tean, et see on väga. Praegu siis liigun sinna pistetavad silda mööda, liigun sinna
teisele saarele. Sellepärast, et siit peale. Aine sealt. Siis jõudsin. Suvan. Ma liigun koos tõstetava sillaga. Kunagi oli niimoodi, et vanemate versioonidel minu arust ma hukkunud läbi, aga võib-olla see aga nüüd ma sõidan seda hopsti. Aga mingi welcome to Island. Mulle ei meeldi need teetud väga, et on nagu erinevad saartele jõuad. Oi, ma sõidan päris väga. Nii, lubasin teile, et korraldame väga palju mürgli, nagu nähte on selleks väga hea võimalus tekkinud. Siis teeme siin võttuse. Ootus kõik põlevad. Jepi. Kolmavõrdi saadakse tänne juurde. See on palju mõnda püüdne. Mul on 60 elu või. Mis on helikopter? Opa. Oh, wasted. Nii et sellega ma siis tänase video lõpetan. Väga ütleme, et kui teile see video meeldis, siis kindlasti pange like. Kommentige, mis gaming videot ma võiksin veel teha. Ma panen oma... Siis ma valin sealt välja, mida te kommentisite ja kindlasti pange subscribe ja kohtumiseni järgmise korral.